Nii, tere päevast! On väga huvitav olla siin sellel konverentsil juba mitmendat korda toimuval ja näha, et sellel plakatil siin on loosung palju toredaid inimesi. Ma ei tea, kui paljud teavad, et see oli loosung, mis mõeldi välja siis, kui Integratsiooni sihtasutus asutati. Ja mina olin selle esimeses nõukogus. Me kuulutasime välja konkursi, esimese integratsiooniprojekti konkursi, selle võitsid Tallinna Ülikooli, tookord veel Pedagoogilise instituudi üliõpilaste meeskond ja nemad tegid siis projekti, mille pealkiri oligi palju toredaid inimesi. Ja selle mõte oli siis see, et see oli kõik 90ndate lõpus, eks ole, et seni on Eestis valitsenud põhimõtteliselt olukord, kus oli, nagu tookord räägiti, kaks ühiskonda ühes riigis või kaks, võib öelda kogukonda, kuigi sisuliselt ikkagi kaks ühiskonda lausa ühes riigis. Ja üks oli siis Eesti ühiskond ja teine oli siis siin elava muukeelse elanikkonna, venekeelse elanikkonna ühiskond, mille teine ots oli piiri taga Venemaal. Ja nende vahel nõukogude ajast välja oli kujunud selline, just niisugusele, võiks öelda siis koloniaalolukorrale ja iseloomulik suhe, et valitsetavad ehk siis tolles olukorras eestlased püüdsid võimalikult vältida igasugust mitte vajalikku kokkupuudet. Vajalikke või sunni kokkupuuted oli niikuinii üle määragi. Näiteks ülikoolis mina pidin oma väitekirja, mis puudutas eestikeelsete lehtede tekstianalüüsi, kirjutama vene keeles ja kaitsma Moskva ülikoolis, sest Tartu ülikoolis ei olnud lubatud seda teha. Ja selle niisuguse nõukogudeaegse pärandina ka veel esimestel taasiseseisvunud Eesti aastatel siiski elati kahte täiesti erinevat elu. Erinevad koolid, erinev maailm, erinevad arusaamad ja seega siis see esimene projekt oligi see, et vaatame ümber, otsime inimesi, kes on teist keelt rääkivad ja avastame enda jaoks selle, et vastastikku meie hulgas on palju toredaid inimesi. Saame tuttavaks. See oli see nulltase nii-öelda. Kusjuures seda nulltaset iseloomustas ka see, et peale Eesti taasiseseisvumist teatavasti taastati kodakondsusseadus, mis oli enne sõda juba, ja kodakondsuse said siis inimesed, kes olid enne sõda kodanikud või nende pärijad. See ei tähendanud mis rahvusest, aga tähtis oli see, et olid kodanikud enne sõda. Ja kõik need, kes olid tulnud siis nõukogude ajal, nõukogude okupatsiooniga, need osutusid enamasti mitte kodanikeks. Nii et oli ka veel see olukord, kui me ütleme, et demokraatias rahvas demos, eks ole, on tegelikult kodanikkond. Siis ka sellest rahvast oli välja lülitatud see juurde tulnud või sisserännanud osa. Nii et selles mõttes see oli väga, väga teistsugune olukord kui praegu. Ja kui küsitakse ikka seda, et kas Eestis siis see integratsioon on toimunud või ei ole toimunud ja siis selleks mõõdupuuks võetakse 100%, kõik on integreerunud, sõbrad, räägivad, suhtlevad ja ei mõtlegi sellele, mis rahvused keegi on, kuigi niisugust ühiskondi maailmas tegelikult on väga vähe, kui üldse. Aga selle maksimumiga võrreldes muidugi võime öelda, et me oleme ikka ja igavesti poolel teel. Aga mina kuulun nende hulka, kes alati küsimusele, kas klaas on pool täis või pool tühi, kui on tegemist sellise klaasiga, kus on siis vett. Mina ütlen alati, et on pool täis. Ja sellepärast minu jaoks ka, ma olen jälginud kogu seda protsessi, nagu ma ütlesin algusest peale, on siiski see olukord praegu võrreldes sellega, kust me tuleme. Selle suhteliselt lühikese aja praktiliselt ühe inimpõlve jooksul radikaalselt muutunud. Mul oli au ja lõbu tegelikult tänu Kultuuriministeeriumile möödunud aastal olla ka viimase lõimumismonitooringu tegijate hulgas ja seetõttu mul oli väga huvitav jälgida ka neid numbreid, vaadata, kuidas siis tegelikult see lõimumisprotsess nagu kajastub.
Aga enne, kui ma tulen nende numbrite juurde, ma natuke nendest ka räägin, ma juba kuulsin, et siin eelmistes aruteludes oli juba natukene seda lõimumismonitooringut ka nimetatud, siis ma siiski tahaks natukene tänase teemaga seoses tuua selgust, mis asi ikkagi on siis see integratsioon, seepärast, et sotsiaalteadlaste jaoks see on mõiste, millel on hoopis keerulisem ja mitmekihilisem tähendus, kui see tavaliselt poliitikute või ka võib-olla teistpidi tavainimeste suus kõlab. Ja integratsiooni vaadatakse sellise mitmekihilise tordina nii-öelda, kus siis põhikiht alus pannakse sellega, mida meie nimetame siis sotsiaalteadlastena süsteemi integratsiooniks, mis tähendab seda, et on olemas siis näiteks põhiseadus, seadused, reeglid, süsteemi toimimise selline üldine struktuur, tööturg ja nii edasi, asutused, ja et need on siis sellised, mis kehtivad ühtemoodi kõikide jaoks, sõltumata sellest, mis rahvusest või mis keeles need inimesed räägivad, nii et see on tegelikult siis nagu õigusriiklik alus integratsioonile. Kui seda ei ole, siis tegelikult ka need muud protsessid ei toimi. Ja siin siis on üks mõiste välja kujunenud, et juhul, kui see niisugune süsteemi integratsioon hästi toimib, siis inimesed selles ühiskonnas, nad tunnevad, et see riik on nende jaoks nagu kaitset pakkuv, see riik on õiglane riik ja tekib nii-öelda riigi identiteet. See on meie riik, see riik teeb asju, mis on meile ja teistele selles mõttes nagu positiivsed. Nüüd teine tasand, ja see esimene, see sama õigusriigi tasand, see oli muidugi, võiks öelda Eesti taasiseseisvumise puhul, kohe esiplaanil, sellepärast, et meil pidi ju kogu seadusandlus muutuma. Kogu Nõukogude seadusandlus lihtsalt lõpetati või siis jätkati ajutiselt ja alates põhiseadusest juunis 1992 hääletati uus põhiseadus, täiesti uus põhiseadus ja selles põhiseaduses oli siis erinevalt sellest, mis oli olnud enne sõda, tänu sellele, et kogu maailm oli arenenud, eraldi täiesti uus peatükk, see on inimeste põhiõigused ja vabadused. Meil olid selleks ka Euroopa eksperdid, kes olid abiks selle kirjutamisel, nii et me saime öelda, et me olime väga modernsed, meil oli tõesti väga kaasaegne, modernne õigusriiklik põhiseadus, kus olid ka need samad inimeste jaoks tagatud, kõikide jaoks tagatud õigused sees ja kus oli öeldud, et nendest olukordi ja erandeid saab teha ainult seadusega, mitte kellegi oma voliga, eks ole, ja nii edasi. Et seadus on see, mis maksab. Ja me ütleme, et see on siiski päris hästi töötanud, sest kui me näiteks vaatame praegu ja neid küsitlusi on ju tehtud kogu aeg, milline on usaldus nende institutsioonide vastu, mis põhinevad põhiseadusel. Eesti riigis siis alates presidendist ja siis ka kohtusüsteem, eks ole, politsei ja nii edasi, siis nii eestlaste kui venelaste seas on need põhiseaduslikud institutsioonid väga kõrge usaldusega. Ka muide kohus ja politsei, mis ei olegi nii triviaalne. Et ka inimesed, kes ei kuulu sellesse, ei eliiti ega enamusrahvusse, aga omavad kõrget usaldust õiguskorra tagajate suhtes. Ma pean ka ütlema, mis on veel huvitav, et meil on ka kõrge usaldus pankade vastu, mis ka ei ole mitte alati ühesugune. Rääkimata sellest, et meil on üldine kõrge usaldus tehnoloogia vastu. Nii et ühesõnaga on olemas need niisugused, võiks öelda, teatud alustalad, materiaalsed alustalad, mis tagavad selle, et inimesed tunnevad, et selles riigis, selles ühiskonnas neil elada on üldiselt turvaline, seda üldiselt võivad ette aimata, mis toimub, kuna seda tagavad seadused. Nüüd järgmine tasand on juba keerukam, sest et siin ei saa riik midagi ette määrata, vaid see sõltub sellest, kas inimesed omavahel tõepoolest pööravad ükse poole näoga ja suhtlevad või ei suhtle. Kas jätkub selline olukord, kus koolid on erinevad, eks ole, töökohad on erinevad, tutvuskonnad on erinevad, tänavad on erinevad, kus elatakse ja nähakse üksteist tõesti võib olla, ma ei tea, autoaknast või trammis või bussis. Ja seda võiks siis nimetada selliseks kommunikatiivseks integratsiooniks. Integratsiooniks läbi inforuumi, läbi meedia, läbi kontaktide kokkupuudete. Ja sellega kujuneb nagu ikka suhtlemise puhul teatud ühine
ühine tähenduste väli, näiteks teatakse enam-vähem samu uudiseid või mis juhtus või tuntakse enam-vähem mingeid samu nimesid või nii edasi. Tähendab, ühesõnaga teatud niisugune, nagu mitte ainult siis see raam, vaid ka see sisu, see ütleme, kui vaatame kogu ühiskondlikult pildina, eks ole, siis alguses paneme selle raami, siis paneme selle kanvaa sinna raami ja siis sellele kanvaale pannakse esimene see värvikiht või krunt peale, eks ole, see, mis seob, mille peale saab juba peenemaid mustreid hakata joonistama. Selle omavahelise sidustamisega läbi suhtluse on tegelikult asjad keerulisemad, sest nagu ütlesin, riik ei saa see midagi teha, sest ka viimased uuringud, ma kohe näitan ka need numbreid, siiski näitavad, et siin mingit sellist veel väga, võiks öelda, tihedat, ütleme niiviisi, suhtlust ei toimu ja sellest on kogu aeg räägitud. Meil on küll väga palju edenenud ühise meediaruumi teema, näiteks sama monitooring näitas, et muidugi siin tänu nendele väga negatiivsetele sündmustele Venemaa agressioonile Ukrainas on ka venekeelse elanikkonna jaoks meediaruumis Eesti enda meediaproduktsioon muutunud usaldusväärsemaks ja hinnatumaks, kui oli enne. Venekeelsete kanalite mõju, Venemaa kanalite mõju on marginaliseerumas teatud rühmade hulgas täiesti lõppenud, teatud rühmade hulgas on teatud, aga ei ole domineeriv, mis ta oli veel 10 aastat tagasi. Omavahelises suhtluses aga on niiviisi, et kui vaatame noori, siis seda suhtlust on rohkem, aga see kipub minema inglise keele peale. Ja kui me vaatame vanemaid, siis see on väga erinev erialati ja elukohati ja nii edasi. Aga igatahes see toimub ja toimib, aga siin on üks väga suur aga ja see aga on keele küsimus ise. Sellepärast, et see keeleoskuse teema, see on olnud algusest peale väga tõsine kogu Eesti integratsioonipoliitika, üks keskne teema, nagu ka kodakondsuse teema ja ma näitan hiljem ka numbrit, aga see keeleoskus on praegu, ta on jõudnud palju kaugemale, kui ta oli, kui ütleme, alguspunkt oli see, et kuskil 15% venekeelsest elanikkonnast üldse oskas midagi eesti keeles, siis nüüd on see jõudnud pooleni, juba üle poole, aga see ei ole siiski veel mitte 100%, sest keeleoskus, kui me vaatame teisi ühiskondi, kus on palju teisest rahvusest inimesi, siis siiski on see põhikeel, ühiskonna põhikeel on kõigil ühine. Ja kolmas ongi siis see, millest siin täna rohkem on juttu olnud teil, see on kultuuriline, sotsiokultuuriline integratsioon, mis on juba sügavam, see on süvakihtides, see puudutab inimese hinge. See puudutab väärtusi, see puudutab seda, mida inimesed tõesti peavad enda jaoks oluliseks ja kus on see võimalik, et näiteks vaikides saadakse üksteisest aru, ka juba rääkimata, sest teatakse, et enam-vähem mingid asjad ongi need ühised, mille nimel ollakse siis üksteise suhtes nagu koostööks valmis. Ja siin üks väga oluline märksõna on usaldus. Selle üks põhilisem see mõõtja on tegelikult usaldus erinevast rahvusest, erineva kultuuritaustaga, erineva elulooga inimeste vahel. Ja üldine usaldusnivoo jälle võime ütelda, et Eestis, mis on olnud üsna madal ka Euroopa tasemel, aga nüüd on ta üldiselt ikkagi tõusnud, ka üldine inimeste vaheline usaldusnivoo. Aga ta ei ole kaugeltki nii suur, nagu näiteks on, võtame kas meie Põhjamaa naabrite juures, eks ole, kus see on väga kõrge üldiselt. Ma ei räägi siin rahvuste vahel, vaid üldiselt ka inimeste vahel. Igatahes on selge, et me saame rääkida lõimumisest maksimaalses ulatuses siis, kui kõik need 3 tasandit, see tort on täielikult valmis. Mitte nii, et kõik on 100%, seepärast, et siis oleks juba totaalne situatsioon ja seda me ka ei taha. Aga just see, et on olemas siiski teatud sünkroonne areng kõigil nendel 3 tasandil, minnakse edasi ja jõutakse nii kaugele, et me võime öelda, et kõik need inimesed selles riigis moodustavad rahva, selle sama rahva, kes on siis demokraatlikus riigis siis see põhiline võimusubjekt. Kui me küsime inimeste käest monitooringutes, kas Eestis lõimumine on õnnestunud või mitte, siis ma pean ütlema, et ka viimases monitooringus see vastus ei olnud mitte, et klaas on pool täis, vaid lausa veerand ainult. Veerand vastanuid nii eestlasi kui mitte eestlasi. Ütles, et lõimumine on olnud täiesti edukas. Enam-vähem seal ka ja tuli ka teine veerand juurde, aga igatahes pool ja üle poole mõlemalt poolt ühtemoodi leidsid, et see ei ole veel nii kaugel, nagu tahetakse. Ja siis me küsisime, mis siis mõeldakse, et kui oleks edukas,
Mis siis on selle edu niisugune sisu? Miks võiks öelda, et me oleme nüüd edukalt nagu ületanud kõik need probleemid? Ja siin on nüüd üks pilt, mis on väga kõnekas. Ma väga loodan, et see jääb teile hästi meelde, sest see oli meile ka, see oli esimest korda niiviisi küsitud ja võrreldud. Vaadake, mis on esimesel kohal ja kus näete, see sinine tähendab eestikeelset vastust ja see oranž tähendab siis venekeelset vastust, kus see on mõlemal kõvasti üle 75% ühtemoodi praktiliselt ja see on notabene aasta 2023, mõtleme, mis on maailmas ja mis on praegu, mis on teistes maades, mis on meist nii-öelda vana ja vanemad demokraatiad, vägivaldsete rahvustevaheliste konfliktide puudumine on Eesti ühiskonna selle sidususe niisugune väärtus, mida hinnatakse positiivselt, öeldakse, et jah, see on see. Ma arvan, et see on äärmiselt oluline, mis iseloomustab seda, et Eesti tõepoolest ta on turvaline ühiskond, sõltumata sellest, kes sa oled. Ja teine selline ühine, nagu me näeme, siin keskel on ka, kus on 2 pulka, on täpselt ühe pikkused. Näete, 60% juures. Kah väga oluline. Ühine panustamine Eesti majanduse arengusse. Nii et siin me võime öelda, et selline, nii-öelda selle raami tugevus ja teeb poolt selle niisugune materialistlik sisu, majanduslik sisu, eks ole. Et see iseloomustab seda hoiakut, mis inimestel on integratsiooni suhtes. Oodatakse tõepoolest, et ühiskond on turvaline ja et kõik saavad panustada ja kõik saavad sellest siis ka muidugi tagasi. Siin me tuleme palju keerulisem asja juurde, mis on siis sama võrdsuse küsimused. Kus aga on suured erinevused, vaadake, kus tekib selline nii-öelda väärtuskonflikti situatsioon. Kui me vaatame üles kohe, väga oluline, Eesti kui demokraatliku riigi põhiseaduse austamine, näete, see on eestlaste jaoks äärmiselt oluline 78, see on mitte seaduse täitmine, vaid seaduse austamine. Ja siis venekeelse vastajate jaoks 53% peab seda nii-öelda esmatähtsaks. Siin on teatud niisugune erinev suhe. Teine, valmisolek kaitsta Eestit sõjalise agressiooni korral. Ei, see on 4. 3. on, näete, eesti keele üldine valdamine ja kasutamine, mis Eesti vastaja jaoks on sine qua non. Kuna Eesti ühiskonna enda ajaloost sõltuvalt, eesti keele kasutamise võimalus, eesti keele nii-öelda olemine riigikeelena, aga eesti keele olemine ka selle keelena, mille kaudu see ennast väljendatakse, üksteisega suheldakse, see on ajalooliselt, ma võiks öelda, ta on enamat kui lihtsalt praktiline. Selles on teatud niivõrd tugev identiteedi komponent, et selleks, et täielikult usaldada teist inimest, on väga tähtis, et ta suhtub sinu keelde positiivselt ja püüab vähemast rääkida. Isegi kui ta hästi ei oska, aga ta näitab, et see keel on tähtis. Teiselt poolt on eestlaste puhul ka täheldatud, et eestlased ise on küllaltki varmad teisele keelele üle minema, sest eestlaste jaoks on mitme keele oskus olnud ajalooliselt omane. Ikka on räägitud 3 kohalikust keelest, eesti, vene, saksa, eesti, vene, inglise, nüüd eesti, vene, inglise, soome ja eestlaste jaoks see nii-öelda switchimine keelelt keelele on väga omane. Aga samas, kui me vaatame seda nii-öelda venekeelset elanikkonda, nende jaoks nagu paljude suurte rahvaste, suurte kultuuride jaoks teisi keeli praktiliselt nagu vaja ei lähe ja nendeni oskamine nii loomulik ei ole. Nii et see on olnud üks probleem, et see sama eesti keele muutumine ühiskeeleks, seda takistab see, et eestlased sagedasti ise ka võtavad selle hoiaku, et räägime siis midagi muud ka, aga see respekt ja väärtus on sellele vaatamata väga-väga olulisel kohal. Ilma selleta nagu lõimumist ei tunnistata. Ja nüüd järgmine siis on siis sama niisugune valmisolek kaitsta Eestit sõjalise agressiooni korral, mis seoses nüüd praeguse olukorraga Euroopas ja maailmas on muutunud äärmiselt oluliseks. Ja siin ma näitan teile pärast andmeid ka, siin näete see olukord, ta ei ole väga vastuoluline. Näete need neljandad pulgad, 63 ja 44, see ei ole mitte 80 ja 15, vaid 63 ja 44, tähendab, nad ei ole, seal on nii-öelda vastandlik olukord.
aga selles on ka oma niisugune nii-öelda probleem. Kui me nüüd vaatame selles reas allapoole, kus on pikemad pulgad just nimelt need, kus on venekeelsed vastajad rohkem oluliseks pidanud mingeid asju, siis siin on 2 äärmiselt olulist asja, tõesti võtmeküsimus. Alt 3. Võrdne ligipääs tasuvatele töökohtadele ja sotsiaalsetele õedele. Sest üks asi on seadus, aga teine asi on elu. Ja kuna Eesti on peale iseseisvust taastamist olnud, võiks öelda, väga selgelt, isegi jäigalt liberaalturumajanduslik ühiskond. Mis tähendab seda, et ka selles kogu lõimumisprotsessis on öeldud, kes püüab, see saab. Kes ei püüa, on ise süüdi. Siis see niisugune konkurentsi- ja turumajanduse situatsioon niisuguses valdkonnas tähendab ka seda, et nagu on kirjutanud mitmed minu kolleegid, meie kogu see lõimumise protsess mingis mõttes peegeldab ka seda sama niisugust konkurentsisituatsiooni, nii et ta viskab ülespoole, paremini lõimuvad need, kellega muud ressursid on paremad ja allapoole jäävad need, kellel neid muid ressursse ka on vähem. Nii et see võimendab üldiselt ka ebavõrdsust. Ja siis viimane äärmiselt oluline venekeelse vastajale üle poole vastavalt, see on oluline, ühine osalemine ühiskondlikult oluliste otsuste tegemises. Ja 35% eestikeelsest vastajatest ja ainult ja 58% venekeelsetest. Ja see on jälle üks neid probleeme, kus seadus küll ütleb, et kõik on võrdsed ja kõik osalevad, aga tegelikus protsessis võtame siin mingisugused, edutamised, valimised, aktiivsus ja nii edasi, on siin üsna mitmeid ja väga erinevaid probleeme. Näiteks kas või isegi seesama osalemistahe on erinev. Kui me oleme uurinud näiteks Eesti ja vene koolide koolikultuuri, siis seal juba õpilaste hulgas näiteks Eesti kool teadlikult arendab seda niisugust osalemiskultuuri. Samas, kui me näeme, et vene koolis tihti on pigem selline autoritaarne, traditsioon ja õpilaste osalemist näiteks õpetajate kritiseerimist või midagi sellist, seda ju nii väga ei armastata. Nii et ühesõnaga, see tegemist ei ole ainult siis nende niisuguste juba suurte olukordadega, vaid väiksest peale. Selline osalemise vajadus on suur, aga osalemisoskust, osalemistahet ja ka võib-olla nende kanalite tundmist, mille kaudu osaleda, on selgelt erineval määral. Nii et me näeme, et neid lahendamata probleeme on meil veel küll ja küll, aga mis on tähtis, on see, et vundament on selgelt paigas. Vundament on selgelt paigas. Nüüd, kui me vaatame natukene ajalukku, siis see integratsioonipoliitika, mida me alustasime, siis kui loodi ka seesama integratsiooni sihtasutus, alguses ikkagi põhiliselt panigi rõhku nendele juriidilistele, lingvistilistele aspektidele. Ehk siis sellele institutsionaalsele ja puhtkeelelisele, mitte suhtlusele, vaid keeleoskusele. Ja küllalt formalistlik lähenemine oli see alguses. Nüüd järgmine periood tõi sisse pigem sellise sotsiaalse teema, aga ikkagi rohkem see keele teema püsis keskse teemana, nii et kuigi juriidiliselt olid paigas need alused, aga keele ümber toimus põhiline integratsiooni arendamine, mõõtmine, keele õppimise võimaluste loomine, keelekursused, keelekolid, see oli seotud ka kodakondsuse institutsiooniga, sest kodakondsus eeldab Eestis keeleoskust. Nii et ikkagi jäi küllaltki selline formaalne pool domineerima, kuigi tulid juurde juba need samad sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooniga meedia ja muud teemad, eriti teravaks muutusid 2007. aastal, kui toimus Eestis üks ja ainukene õnneks meie ajaloos selline täiesti vägivaldne kokkupõrge Tallinnas, see oli üks kord, 2 päeva kogu selle pika aja jooksul, aga sellest välja tulles juba järgmisel nädalal räägiti, et nüüd me peame rõhku panema sellele, et meil oleks ühine meediaruum, rohkem me hakkame vaatama sisu, eks ole, ei aitanud sellest, et me vaatame seda formaalset külge ja nii edasi. Ja siis edasi toimuski selline üleminek siis lõimumise sellisele mitmekülgsele mudelile, aga just nimelt selle samalt niisuguse liberaalse konkurentsi põhimõttel. Nii et võimalusi anti, aga kas võimalusi kasutati, see sõltus ikkagi sellest. Ühesõnaga integratsioon on meil kogu aeg olnud ja ilmselt jääb ka väga palju sõltuvaks isiku enda aktiivsest ja tahtest. Mitte niivõrd mingitest sellistest kollektiivsetest meedetest. Nüüd,
kui me vaatame praegust olukorda, sest siin on toimunud muidugi väga suur murrang, mis on seotud ühelt poolt selle sama Vene agressiooniga Ukrainas, aga teiselt poolt ka nende kogemustega, mis meil on olnud ja ka nende uuringutega, ja võime öelda, et nüüd me oleme teinud ikkagi tõsise pöörde sinnapoole, et vaadata rohkem just seda kultuuri poolt, väärtuste poolt, aga teisalt see kõik toimub uues kontekstis. Ja see on sõja kontekst, millega paratamatult tuleb sisse julgeoleku teema. Ja siin me näeme, kuidas moodi usalduse probleem, see usalduse probleem muutub täiesti niisuguseks väga, väga teravaks probleemiks. Ja usaldust ei saa käskida, usaldust ei saa õpetada koolis, usaldus ongi see, mis tekib läbi kultuuri, eks ole, läbi ühise kultuuriruumi niiviisi, et me näeme erinevates väärtustes ka võimalust neid väärtusi austada ja tõlkida üksteisele ja olla nii-öelda partnerid kultuuris. Kultuuri muidugi kandvaks osaks on, nagu ma ütlesin, nende keel ja siin nüüd see väike graafik ka, mis näitab, kuidas keeleoskus siis on arenenud nende aastate jooksul ja me näeme, see on see paks lilla joon, mis näitab siis venekeelse elanikkonna eesti keele valdamist, see on nüüd need inimesed, kes vastavad, et nad tõesti valdavad keelt, et nad mitte ainult lihtsalt ei ole õppinud, et nad oskavad rääkida, lugeda, kirjutada, saavad aru ja nii edasi. Ja esimest korda nüüd sellel viimase monitooringu ajal, esimest korda oli olukord selline, et neid inimesi, kes ütlesid, nad valdavad tõepoolest eesti keelt, oli rohkem kui eestlaste hulgas neid, kes ütlesid, et valdavad vene keelt. Sest siiamaani ka Nõukogude aja pärandina, näete, alguses oli nii, et 50% eestlasi valdas vene keelt ja ainult 32% 2008. aastal valdas eesti keelt. Nii et see on ikkagi selgelt edasi arenemine ja nüüd praegu lähtudes sellest, et meil toimub üleminek eestikeelsele haridusele, me loodame väga, et siin tekib selline hüppeline areng, et lõpuks see kogu keelelise integratsiooni probleem tegelikult lahendub, küll mitte üleöö, aga ütleme selle järgmise siis koolilaste põlvkonna jooksul ja sellega koos ka kultuurilise integratsiooni teemad. Nüüd, kui vaatame suhtluse poolt, siis keel on ikkagi suhtlemiseks. Kui ei suhelda, siis mis sest keelest kasu on, eks ole. Ja siin on nüüd küsimus selle kohta, kus suheldakse. Siin pool on siis eestlased suhtlevad muu rahvusega ja selle sinised on muu rahvus suhtleb eestlastega ja on antud, kus suheldakse. Ja mitme erineva aastaga kõige eledam on 2010 ja kõige tumedam on 2023. Näete, 2010, 2017, 2020, 2023. Me näeme siin dünaamikat. Tööl või koolis on esikohal ja näete, siin on selge hüppe viimase 10 aasta jooksul, kus tööl või koolis järjest enam igapäevaselt suheldakse. Nüüd, kui me vaatame naabritega, järgmine plokk, eks ole, siin praktiliselt mingit progressi ei ole. Ja meie sotsiaalteadlased ja geograafid on juhtinud tähelepanu sellele, et meil nagu paljudes ühiskondades, kus on need erikeelsed kogukonnad, ikkagi väga toimub see elukohtade segregatsioon. Teatud linnajaod, tänavad, kohad, majad ja selle tõttu ka naabritega suhtlus ei saagi olla, kui sul ei olegi teisest kultuurist naabreid. Või siis, kui nad on, siis isegi ühe maja piires ikkagi ei suhelda. Nii et see on nagu üks teema, millest meil on räägitud, ka meie geograafid on sellega palju tegelenud, see on teadusliku probleemina ja ka sellise kultuurilise probleemina väga palju tähelepanu leidnud. Nüüd internetis ja sotsiaalmeedias, see on 3. Näete, siin on muidugi hüppeline areng toimunud 2017 ja vaatame praegu, siis me näeme, et muu rahvus suhtleb eestlastega 42% ka internetis sotsiaalmeedias. Kui alguses oli see üsna väikene, aga ma ütleks, et siiski see pilt ei ole selline, nagu võiks arvata, et internet, sotsiaalmeedia väga toob kokku, aga tegelikult me näeme, et ikkagi siin on erinevad, need mullid on erinevad, erikeelelised mullid tegelikult. No muidugi asi läheb üsna kurvaks, kui me vaatame vaba aja tegevusi. See on siis alt 3, näete, eestlased muu rahvusega ainult veerand puutuvad kokku vaba aja tegevustes ja muu rahvus eestlastega 44%, kuna muud rahvast on vähem, eks ole, siis 24% eestlasi ja 44% venelasi annavad kokku enam-vähem sama hulga. Aga see on väga oluline teema, vaadates Kultuuriministeeriumi poole, kes meil vastutab huvihariduse eest ja vaadates seda, kuidas meil näiteks praegu kas või eelarves huviharidust isegi veel kärbitakse, eks ole, siis seda huvihariduse olulisust tegelikult sellise kultuurilise suhtluse ja kultuurilise identiteedi loojana ja kohana tegelikult on ikka väga alahinnatud.
Ja väga paljus ka huviharidus ongi olnud nii, et eestlastel eesti keeles ja venelastel vene keeles või siis on muud keeled veel ukraina keeles või moldaavia keeles, aga seda nii-öelda ühist osalust on ikkagi suhteliselt vähe. Ja see on tegelikult kõige efektiivsem, sest see on see, mis just väärtustega kokku puutub kõige rohkem. Nüüd oma perekonnas suguvõsas näeme siin mingit progressi üldiselt ei toimu ja ka nõukogude ajal, kus suhtlemine oli sunduslik, siiski eestlaste ja venelaste hulgas Eestis see nii-öelda segaabielude hulk on väga väike, suhteliselt väike. Ja suguvõsade kaudu sellist suhtlust on suhteliselt vähe. Ja oma sõpruskonnas, mis peaks olema nüüd see koht, kus tõesti noored saavad nagu rohkem kokku, siin me näeme, et eestlaste hulgas on siin väga oluline hüpe. Näete, 50% eestlastest vastab, muu rahvas vastab 50%, et ta suhtleb eestlastega oma sõpruskonnas. Pooltel on sõbrad. Ja see on äärmiselt oluline. Nii et üldiselt võib ütelda, et toimub teatud valdkondades siis nagu edenemine, aga on teatud valdkondi, mis on väga olulised, aga kus edenemist praktiliselt ei ole. Ja siin see huvihariduse teema on tegelikult äärmiselt tähtis, sest vaatame Eesti üldisemat kultuurielu, siis meil kogu see koorilaulu traditsioonid, tantsutraditsioonid, kõik võimalikud üritused, mis on seotud sellega, festivalid, kõik, need on need, kus see on loomulik, see suhtlus, kus tõesti need ühised väärtused tekivad ja sellele rõhku pannes, mitte pannes see mingid loosungid, et nüüd hakkame integreeruma, vaid lihtsalt tekitades neid kokkupuutepunkte järjest rohkem, me saavutame tegelikult hoopis efektiivsemalt seda sama väärtuste ja kultuuri arusaamade dialoogi. Loodetavasti üleminek ühisele eestikeelsele haridussüsteemile aitab sellele kaasa, sest kui me vaatame noori, siis väga suur osa sellest huviharidusest on seotud ikkagi kooliga ka ja tekib rohkem neid sidemeid ja me teame, mida nooremast peast need sidemed tekivad, seda rohkem nad ka püsivad. Muidugi meil on ka väga positiivsed näited ja kui me tahame positiivset näidet tuua, siis muidugi see on sport, mis on ju ka huviharidus ja kus me näeme, et sport on meil olnud väga võimas selline ühiste huvide, ühiste väärtuste, ühiste staaride tekkimine ja kui me vaatame neid noori inimesi, kes esindavad siis Eestit rahvusvaheliselt, siis nende hulgas on väga suur hulk neid, kes on tulnud vene koolidest, on vene nimega näiteks ja nii edasi, aga keegi ei ütle nende kohta, et nad ei ole eestlased. Seal tuleb see koht, kus ka Eesti ajakirjanik ütleb reportaažis õhtul televisiooni uudistest, eestlane näiteks, meil on siin niisugused toredad nimed nagu Jefimova ja nii edasi, nemad on meie staarid ja see on üks niisugune huvitav moment, eks ole, et läbi staaride tegelikult hakkab toimuma see sulandumine. Ja seda me näeme muidugi kultuuris, kui me vaatame kultuuristaari, popstaare, siin toimub sama protsess. Ja see on tähtis märgata, sest seda sama asja 20 aastat tagasi ei olnud. Näiteks 20 aastat tagasi mäletan, olid tulised vaidlused, kas Eesti jalgpallikoondises võiksid olla ka mitte eestlased. Nüüd ei kujuta keegi ette niisugust vaidlust. Nüüd edasi minnes, kui me vaatame seda majanduslikku ebavõrdsust, siis siin on üks niisugune lihtne pilt. Sinised on eestlased ja tumepunased on siis venekeelsed elanikud ja see on elanikkonna jaotus sissetuleku, perede jaotus sissetuleku kvintiilidesse. Kui see oleks rahvuslikult võrdne, siis need pulgad oleks võrdsed, eks ole. Oleks 20% ühtsed veisi. Kui me aga nüüd seda pilti vaatame, siis näete, siiapoole on madalama sissetulekuga pered ja sinnapoole on kõrgema sissetulekuga pered. Ja siin on täiesti selgelt näha, et eestikeelses elanikkonnas on tunduvalt vähem neid madalamate kvintiilide peresid ja venekeelses elanikkonnas on neid palju rohkem ja vastupidine pilt on kõrgem, kui kõige kõrgemas kvintiilis me näeme, on 24% on eestikeelne ja 12% on venekeelne. Mis näitab, et see sotsiaalmajanduslik niisugune, see võrdväärsus, see on praegu ikkagi väga, väga terav küsimus ja mida on uuritud väga palju ka meie lõimumisuuringutes ja nii edasi, on põhjused ja siin on see sama keeleoskus tulnud välja ikkagi väga olulise põhjusena. Sest tööturul Eestimaal eesti keele valdamine on paljudes ametites ka professionaalne nõu. Ja seepärast see sama koolireform tegelikult on väga palju reform just ka majanduslikus mõttes. Nüüd, kui me vaatame lõimumise niisuguseid, võiks öelda
ideaalkujutelmasid, siis väga palju on juttu lõimamise puhul sellest, et peab kujunema ühine meie tunne, ehk teiste sõnadega identiteet. Meil on olemas riiklik integratsiooni ja lõimumisstrateegia ja seal öeldakse selgesti, et Eesti identiteedi, ühise identiteedi kujunemine on siis Eestis lõimumisprotsessi eesmärk. Siis seetõttu on ka oluline, et me kogu aeg seda ka küsime, mõõdame ja ma tahaks teile näidata siin 3 erinevat seda identiteeti puudutavat pilti. Siin pool me näeme, on küsimus selle kohta, väga lihtne küsimus, kas te tunnete ennast Eesti ühiskonna liikmena? See on kõige lihtsam, kuulute Eesti ühiskonda või ei kuulu? Üleval on keskmine ja siis need 2 pulka on võrreldavad. Eestlased on üleval pool, muu rahvus on allpool. Ka eestlastest, jah, kindlasti ainult 59%, mis näitab, et ühiskonna suhtes on võimalikud erinevad hoiakud. Ja kokku siis, eks ole, 89% eestlastest siiski positiivselt ütleb, jah, me oleme Eesti ühiskonna liikmed, ka 11% muide ei ütle seda. Aga kui me võtame nüüd teisest rahvusest inimesed, siis siin 29% ütleb jah kindlasti, kokku siis 75% ütleb jah, aga 25% ütleb ei. Ja see nüüd on, võiks öelda, selline lõimumise puust ja punasest väljakutse, sest lõimunud või see sidustunud ühiskond eeldab, et inimesed tunnevad ennast selles ühiskonna liikmetena. Mis see ka ei tähendaks? Ja see, et tuli välja, et ka eestlaste hulgas on siiski, see on 10%, see on ikka arvuliselt, see on sama palju kui muukeelset tuleks, ütleme arvuliselt, eks ole. See on tegelikult väga suur probleem. See on väga suur probleem, küsida, miks see nii on ja võib-olla seda aitab seletada ja see, kui me vaatasime ka näiteks sellist küsimust, kas te tunnete ennast teisejärgulisena näiteks mingite otsuste tegemisel ja nii edasi, see sama niisugune ühiskonnast välja tõugatuse teema, see on nii eesti kui venekeelses elanikus olemas, see ei ole mitte rahvuslik, aga selles on oma see sama sotsiaalne ja majanduslik ka probleemi juures, nii et see on teema. Nüüd vaatame neid teisi tulpasid, mis on huvitav, kui seotuna te tunnete ennast Eestiga, see on see isiklik side, see on tõesti, see on minu kodu ja minu Eesti. Ja siin on tegelikult väga positiivne pilt, sest siin me näeme seda, et valdav tõesti rõhuv enamus venekeelset vastajaid tunneb ennast emotsionaalselt Eestiga väga seotuna. Eestiga, maaga. Ja siin on vahe, see on huvitav, see ühiskond, mis on ühiskond ja mis on siis see maa. Maa juurde tuleb loodus, eks ole, ja kõik niisugused asjad. Ja siin on tõesti väga tugev side mõlemal. Ja kontrastiks vaadake all, kui me räägime identiteedi puhul teatud katusidentiteedist, kust need väärtused tulevad, eks ole, siis ma arvastan öelda, et meil on Euroopa identiteet, meil on Euroopa väärtused, euroopalikud väärtused, me oleme Euroopa Liidus. Kui me küsime, kuivõrd te olete seotud Euroopaga, kui te tunnete seda seost, eks ole, siis näete, see on seal all nurgas, eks ole, see pilt, ainult väikene osa, tõesti 16% eestlastest ja 10% mitte eestlastest ütleb jah, väga. Ja siis natukene juurde veel, eks ole, eestlastest seal 40, muust rahvast 36, enam-vähem sama proportsioon, peab ütlema, et siin ei ole vahet tegelikult eestlaste ja mitte eestlaste vahel. Aga küsimus on selle, et mõlema seisukohalt ei ole see katus, see Euroopa väärtuste katus, ei ole väga, väga selgelt tunnetatud. Ja siis küsida, mis asi see üldse on, mis on need Euroopa väärtused, eks ole. Miks see nii tugev ei ole, kust see tuleb? Ja see on omaette teema, mida meie see analüüs ei puuduta, aga see tõstab selle probleemi väga tugevalt, seepärast, et kui me hakkame vaatama neid eriti nooremaid, mitte eestlasi, kes on tõesti hästi lõimunud, suhtlevad, räägivad, kõik, siis nende puhul meie kvalitatiivuuringud on näidanud intervjuud, on väga tugev just seesama katusidentiteet, et nende jaoks Eesti on Euroopa. Ja väga paljus nad sellepärast on nagu Eesti patrioodid, et nad on teistpidi väga tugevalt eurooplased. Ja see teema praegu muidugi omandab jälle uue valguse, sellepärast, et olukorras, kus meil on tegemist siis sellise sõjaga, kus üks poolsõja algataja Venemaa on ju ametlikult teatanud, et ta ei pea sõda Ukrainaga, ta peab sõda, eks ole, läänega. Lääs ja Euroopa on peaaegu nagu sünonüümid, eks ole. Ja see tekitab tegelikult siin väga, väga tõsiseid probleeme.
Ja siit siis ka üldse kogu see ajaloo teema, mis peab ütlema, et kui me räägime kultuurilisest aspektist Eesti lõimumisprotsessis, on see ikkagi probleem, mis on siiamaani kõige valusam, kõige suurem probleem. See on erinev ajalugu ja selle erinevad tõlgendused. Ja kui me hakkame nüüd vaatama jällegi seoses selle sama sõja, kui on palju ajaloost ka juttu, siis venekeelses koolis kahjuks meil ja venekeelses elanikkonnas on väga elav see ajaloo tõlgendus, mis on pärit nõukogudeaegsetest õpikutest. Nõukogudeaegsest Valšajast Rodinast, Širaka Stranama ja Radnaja. Ja need hoiakud ja kogu see arusaamine sellest, kuidas moodi ikkagi ei olnud mitte teine maailmasõda, vaid oli suur isamasõda ja kõik need stambid, mis sealt tulenevad ja sellega seoses ka need samad emotsioonid. Meil oli siin, mina ütleks tragikoomiline situatsioon selle tanki monumendiga, mis oli Narvas, mis polnudki õige tank, mitte ajalooline reliik, vaid tehtud spetsiaalselt disainitud Venemaal ja laiali pandud igale poole. Ja kui siis see viidi ära Narvast Tallinnasse sõjamuuseumi, siis käisid noored inimesed lilledega, küünaldega ja olid selle tanki ümber, nagu oleks nad kallis kadunukene seal olnud. Ja kui me vaatame praegust Venemaa seda sama niisugust noortekasvatuskultuuri, kus lastele pannakse ümber papist tankid, kui nad lasteaias tantsivad, eks ole, siis niisugune tankikultus, eks ole. See on midagi, mis näiteks on Eesti enda puht sisemiselt kultuuriliselt, selline relvade kultus on põhimõtteliselt võõras. Ja siin me näeme sellist nõukogulikku niisugust nagu mõju väga palju. Ja muidugi, kui me räägime praegu eestikeelsest haridusest ja üleminekust eestikeelsele koolile, see ei ole mitte keeleõppe. Siin tuleb väga suure teemana sisse üldine ajaloonarratiiv. Mis on see ajaloonarratiiv, mis annaks selle ühise niisuguse ajaloo välja, kus ei oleks need lähimineviku kõik need teemad niivõrd esiplaanil, vaid kus oleks tõepoolest ka seesama, võtame praegu, kas veel samas Ukraina sõjas, Putin ju ikkagi toob sisse peaaegu 1000 aastat, kuidas moodi õigustada oma sõda, eks. Nii et kuidas me saaksime tekitada sellise Euroopa ajaloo suure narratiivi, kus tõepoolest iga kultuur, iga rahvas on eri aegadel olnud eri positsioonis, omavahel sõdinud, eks ole, nii ja teistpidi ja kuidas need väärtused on liikunud ja nii edasi. Kui me vaatame näiteks praegu kas või neid lääne produtseeritud ajaloo narratiive, mis on telekas, History kanalis näiteks, eks ole, siis seal praegu seda sama kaasaegset ajalugu püütakse mõtestada, näiteks esimesest maailmasõjast on väga põhjalikud keskel sõdid. Meil ei ole sellest ka meie muide, ka eestlaste sellest ajalooteadvuses ja õpikutes praktiliselt on väga-väga vähe. Nii et ma arvan, et see seisab meil veel ees, see luua ühine ajaloo narratiiv, see seisab meil veel ees. Ja samas, kui me küsime inimeste käest, kas te tunnete ühtekuuluvust Eesti ajaloo ja traditsioonidega, siin on näha, et see on tegelikult väga oluline eestlaste jaoks, on see 63% tunnevad väga tugevat ühtekuuluvust ajalooga. Muu rahva jaoks on Eesti traditsioonide, Eesti ajalooga ühtekuuluvuse tundmine väga palju madalam, ainult 24% tunnevad seda, kuigi nad ütlevad, on Eestiga seotud, aga Eesti ajalooga nendel sellist kontakti ei ole. Jah, kohe, jah. Nii, ja siis see ongi meie praegune see lõim, mis ütleme tänapäeva niisugune väljakutse. Ja tuleme nüüd viimast selle juurde, mis siis nüüd praegu on aktuaalne, see on ikkagi tõesti see sama sõjaga seotud teema, kus üheks kriteeriumiks on see sama valmisolek kaitsta, valmisolek olla ühel rindel nii-öelda, ühel rindejoone poole peal. Ja siin on väga oluline see, me tegime niisuguse indeksi, mis seda kajastab. Mitmest tunnusest koos, usaldus Eesti riigi jõustruktuuride vastu, usaldus NATO vastu, valmisolek vastu astuda Vene agressioonile, sõjaline toetus Ukrainale. Ja selle indeksi, kui me arvutasime selle indeksi Eesti ja Vene vastajate hulgas, siis mis on huvitav, et üldtendentsina on see Eesti vastajate hulgas kõrgem, kuigi mitte mäekõrguselt üle sinine. Aga millega ta korreleerub, näete siin, ja üheselt on rahulolu eluga. Kes on rahul oma eluga, see on valmis ka seda kaitsma, kes oma eluga rahul ei ole, sellel sellist tunnet ei ole.
Ja teine asi, mis on äärmiselt oluline ja mis on tõesti sotsioloogiline sõnum meie integratsiooni poliitikatele, jällegi me näeme, et rahvuste vahel on väga suur sarnasus vastuse järgi küsimusele, kas te tunnete ennast Eesti ühiskonnas teisejärgulise inimesena. Need, kes tunnevad ennast teisejärgulise inimesena, tunnevad ennast võõrdununa, nendel on see äärmiselt madal, see sama kaitse valmisolek kaitseks, võiks öelda patriotism või riigi lojaalsus. See on väga madal, see on nii eestlaste kui muust keelest inimeste juures äärmiselt madal. Ja mida vähem sa tunned seda, mida rohkem sa tunned, et sa ei ole teisejärguline, sa oled, eks ole, osaline, seda enam see läheb kõrgele nii eesti kui venekeelse laste jaoks. Ja lõpuks, kuna meil praegu väga palju vaieldakse selle kodakondsuse teema üle, siis kui ma arvutasin selle indeksi väärtusi erineva kodakondsusega inimeste jaoks, siis tuli välja mitme teisega ka, ja ma olen seda ka öelnud kõikides ettekannetes, et teaduslikult, statistiliselt kodakondsus omamine või mitte omamine ei korreleeru identiteediga, ei korreleeru ka selle sama kaitsevalmisolekuga. Ja miks? Sellepärast minu see, et Eesti kogu see kodakondsus integratsioonipoliitika esimestel perioodidel oli väga formaalne. Seal tegelikult ju ei vaadatud seda, kas need väärtused klapivad, vaadati ainult seda, kas keelt oskad. Ja vaadati seda, oli põhiseaduseksam, eks ole. Ja see tähendas seda, et kodakondsuse omandamine omandas puht pragmaatilise väärtuse. Kodakondsust omandasid rohkem inimesed, kellel olid ettevõtlushuvid, muud huvid, rohkem edukad ja nii edasi, ja kellel see tähtis ei olnud, see sai inimesed vastasid ka, Eestis saab väga hästi elada ilma kodakondsuseta. Ja kui me nüüd vaatame seda situatsiooni, mis meil toimub, siis see kodakondsusteema tulnud esile, sest ta on lihtne. Ta on lihtne. Siin on tõesti väline märk ja ütleme, see peab tähendama seda, et ollakse lojaalne või olda. Uurimisandmed ei näita seda. Uurimisandmed näitavad, lojaalsus sõltub sellest, kuidas sa oma ühiskonda oled sisse elanud, kuivõrd sa oled seal osaline, kuivõrd sa tunned, et siin on see sama võrdne kohtlemine, aga sellest kõigest sõltub see võrdselt nii eestlaste kui mitte eestlaste puhul. Ja võti on tegelikult selles. Ja see on meie sõnum. Aitäh teile. Aitäh, Marju Lauristin.